Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni Viimse ja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi pühapäeva hommikuse istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormoni Tabernakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas. Vennad ja õed, kallid sõbrad, me tervitame teid sellel kaunil sügishommikul Viimse ja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi pühapäeva hommikusel istungil. Me väljendame oma armastust president Thomas S. Monsoni vastu, kes on täna kodus. Me hoiame oma palvetes ka vanem Robert D. Halesi, kes selle konverentsi istungitest osa ei võta. Me tervitame ka soojalt kõiki üle kogu maailma, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Me tervitame üldjuhte ja kirikuametnikke, kes sellel istungil osalevad. Selle istungi muusika on Mormoni Tabernakli koorilt, Mac Wilbergi juhatusel, orelil saadavad Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Koor alustas istungit lauluga Jumalat kiitke ja laulab nüüd laulu Samm edasi. Seejärel teeb alguspalve vanem Michael T. Ringwood 70.
Our Father in heaven, meie isa taevas, we gather this morning me koguneme kokku pühadena sellel hommikul, kes soovivad igavest elu ja me täname sind, et on järelootuses ära, mida me võime leida päästja lepitavas ohverduses. Me soovime, isa, mitte ainult ülistada sind ja sinu poega, ja et sinu vaim oleks meiega. Me palume, et me võiksime saada jõudu sinust ja samuti sinust ja meie armastatud pojast, et me võiksime kasutada seda usku, et tugevdada perekondasid, ühiskondasid, maailma. Me palume sinu õnnistuste eest ja teeme seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Koor rõõmustab meid nüüd lauluga Consider the Lilies, pange tähele lilli. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas õde Jean B. Binghamit, abiühingu üldjuhatajat. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem Donald L. Hallstromi 70. Pärast tema kõnet laulab koorlaulu Kuulake rahvad. Siis kõneleb meile vanem David A. Bednar 12 apostli kvoorumist. So
Vennad ja õed, on suur rõõm olla koos teiega ja sellest ma tahaksingi täna teile rääkida, et meil oleks rõõmu täius. Ühe hiljutise uudisteartikli pealkirjas seisab: katastroofid raputavad rahvast ja maailma. Keeristormidest ja üleujutustest kuumalainete ja põuani, metsatulekahjudest ja maavärinatest sõdade ja laastavate haigusteni nähtub, et kogu maa on ärevuses. Nende proovilepanekute tõttu on ümber asustatud miljoneid inimesi ja häiritud loendamatul arvul inimelusid. Meist tekitavad segadust pere- ja kogukonnasisesed tülid, aga ka hirmust, kahtlusest ja täitumatu ootustest põhjustatud võitlus iseendaga. Vahel on raske tunda rõõmu, mis on Lehi õpetuse järgi elu eesmärk. Igaüks meist on mingil hetkel küsinud, kust leian lohutust, kus on mu rahu? Me tahame teada, kuidas leida rõõmu vaatamata sureliku elu raskustele. Vastus võib tunduda liiga lihtne, kuid see on osutunud tõeks juba Aadama päevist peale. Kestev rõõm on leitav, kui keskenduda meie päästjale Jeesusele Kristusele ning elada evangeeliumi järgi, nagu tema ette näitas ja õpetas. Mida enam me Jeesusest Kristusest õpime, temasse usume ja teda jäljendame, seda enam hakkame mõistma, et temast lähtub kogu tervenemine, rahu ja igavene areng. Ta kutsub meid kõiki tulema tema juurde. President Henry B. Eyring on öelnud selle kutse iseloomustuseks, et see on tähtsaim kutse, mille keegi saab vastu võtta. Kuidas me tema juurde tuleme? Möödunud aprillis innustasid juhataja Russell M. Nelson ja vanem M. Russell Ballard meid uurima päästjast, õppides ka läkitust elav Kristus. Paljud on selle üleskutse vastu võtnud ja neid on õnnistatud. Veidi aega tagasi andis mu kallis sõber kõigile oma täiskasvanud lastele selle läkituse koos igat lõiku illustreeriva evangeeliumi pildiga. Ta innustas oma lapsi aitama, ta lastelastel läkitust mõista ja pähe õppida. Mõni aeg hiljem näitas mu sõber videot, kus ta 6-aastane lapselaps Leini kandis ette oma päheõpitud versiooni innukalt ja elegantselt. Mõistsin, et kui 6-aastane saab sellega hakkama, siis saan ka mina. Kui olen uurinud Jeesuse Kristuse elu ja õpetusi keskendunumalt ja läkitust elav Kristus meelde talletanud, on mu tänulikkus ja armastus meie pääste vastu suurenenud. Iga lause selles inspireeritud dokumendis kätkeb endas jutlust ja on aidanud mul paremini mõista tema jumalikke rolle ja maistmissiooni. See, mida ma olen sel uurimis- ja mõtisklemisperioodil teada saanud ja tundnud, kinnitab, et Jeesus on tõepoolest maailma valgus, elu ja lootus. Tema ülistuseks kirja pandud muistne pühakiri või lausutud viimse aja prohvetite sõnad tunnistavad, et tema tee on rada, mis juhatab õnnele selles elus ja igavesse ellu tulevases maailmas. Kui te uurite Kristuse elu ja õpetusi mitmeti, teie usk temasse kasvab. Te saate teada, et ta armastab teist igaühte ja mõistab teid täiuslikult. Surelikkuses veedetud 33 eluaasta jooksul pidi ta taluma hüljatust, tagakiusamist, kehalist nälga ja janu ja kurnatust, üksildust, sõnalist ja füüsilist vägivalda
ning lõpuks piinavat surma patuste meeste käe läbi. Getsemani aias ja Golgata ristil tundis ta kogu meie valu, kõiki kannatusi, kiusatusi, haigusi ja jõuetusi. Ükskõik millised meie kannatused ka poleks, temast lähtub tervenemine. Maailma lunastaja saab teha terveks kõik need, kellele on saanud osaks ükskõik milline kuritarvitamine, laastav kaotus, krooniline haigus või sandistav kannatus, alusetu süüdistus, julm tagakiusamine ja patust või arusaamatusest tulenev vaimne kahju. Kuid ta ei tule kutsumata. Meie peame tulema tema juurde ja laskma tal teha oma imesid. Ühel kaunil kevadpäeval jätsime ukse lahti, et nautida värsket õhku. Lahtisest uksest lendas sisse linnuke, mõistes, et see pole koht, kus ta olla tahab. Ta lendas meeleheitlikult toas ringi ja püüdes põgeneda, lendas ta korduvalt vastu aknaklaasi. Püüdsin juhatada teda hellalt lahtise ukse poole, kuid ta oli kohkunud ja sööstis pidevalt eemale. Segadusest kurnatuna maandus ta lõpuks aknakardinal. Võtsin harja ja sirutasin aeglaselt harjastega poole sinna, kus linn närviliselt kössitas. Kui hoidsin harja otsapidi linnukese jalgade kõrval, astus ta kahtlevalt selle harjastele. Jalutasin aeglaselt, üliaeglaselt lahtise ukse poole, püüdes hoida harja võimalikult kindlakäeliselt. Niipea, kui jõudsime avatud ukse juurde, lendas linnuke kärmelt vabadusse. Selle linnukese sarnaselt kardame ka meie vahel usaldada, kuna ei mõista Jumala tingimatut armastust ja soovi meid armastada. Kuid kui me uurime taevas isa plaani ja Jeesuse Kristuse missiooni, mõistame, et nende ainus siht on meie igavene õnn ja areng. Nad aitavad meid rõõmuga, kui palume, otsime ja koputame. Kui rakendame usku ja oleme alandlikult avatud nende vastustele, vabaneme arusaamatustest ja oletustest tekkinud piirangutest ning meile saab näidata edasiteed. Jeesusest Kristusest lähtub ka rahu. Ta kutsub meid nõjatuma tema heldele käsivarrele ja lubab rahu, mis on ülem kõigest mõistusest. See tunne tekib siis, kui tema vaim räägib rahu meie hingele. Mis tahes probleemid meid ka ei ümbritseks. Vaevavad meid siis isiklikud pere- või kogukonna mured, me võime leida rahu, kui usaldame, et Jumala ainusündinud pojal on vägi rahustada meie valutavat hinge. Snežana Podvinski, üks vähestest pühadest Horvaatias Karlovatšis, nõjatus päästjale, kui ta abikaasa ja mõlemad vanemad möödunud aastal 6 kuu jooksul surid. Leinavalus, kuid tunnistusega, et pered on igavesed, kasutas ta ära kõik oma säästud, et minna Šveitsi templisse, kus ta pitseeriti oma abikaasa ja vanematega. Ta ütles, et need templis veedetud päevad olid tema elu tipphetk. Tänu tema tugevale tunnistusele Jeesusest Kristusest ja tema lepitusest on ta tundnud rahu ja tervenemist, mis on andnud jõudu ka tema ümberolijatele. Usk Jeesusesse Kristusesse toob lisaks tervenemisele ja rahule veel ande. President Henry B. Eyring on öelnud, teie sarnaselt olen ma olnud tänulik paljude viiside eest, kuidas issand on külastanud mind koos trööstijaga, kui olen vajanud rahu. Kuid meie taevaisa ei tunne muret ainuüksi meie tröösti, vaid veel enam meie arengu pärast, mis viib meid ülespoole. Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele, mille juurde kuuluvad lunastuse ja ülestõusmise annid, on meil võimalik meelt parandada, muutuda ja igavesti areneda. Tänu väele, mida ta meile annab, kui oleme kuulekad, võib meist saada midagi enamat, kui me iseseisvalt suudaksime. Me ei pruugi täielikult mõista, kuidas, kuid igaüks, kes on tundnud, et tema usk Kristusesse on suurenenud, on hakanud sellele lisaks paremini mõistma oma jumalikku identiteeti ja eesmärki, mis paneb meid tegema selle teadmisega kokku sobivaid valikuid. Vaatamata sellele, et maailm püüab lüüa meid jalust maha pelkade loomade tasemele, annab teadmine, et Jumal on meie isa, kinnitust meie jumalikust potentsiaalist ja kuninglikust väljavaatest. Vaatamata sellele, et maailm ütleb meile, et see elu on tupik, annab teadmine, et Jumala ainusündinud poeg on võimaldanud meil saada lunastatud ja üles tõusta, meile lootust igavesele arengule. Kui õpime rohkem Jeesusest Kristusest, tugevneb meie usk temasse ja on loomulik, et me tahame järgida tema eeskuju. Meie suurim soov on pidada tema käske.
me igatseme südames leevendada teiste kannatusi, nagu tegi tema. Ja me tahame, et ka nemad tunneksid rahu ja rõõmu, mille meie oleme leidnud. Miks on püüdlusel tegutseda tema sarnaselt selline vägi? Sest kui me rakendame usku, tunnistab püha vaim igavesest tõest. Jeesus õpetab oma jüngreid pidama tema käske, sest ta teab, et kui me järgime tema eeskuju, hakkame tundma rõõmu ja kui me jääme tema rajale, jõuame rõõmu täiuseni. Ta selgitas, seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm saaks täielikuks. Kas meie tunnistused on rajatud Jeesuse Kristuse ja tema evangeeliumi aluskaljule? Kas otsime elutormides abi saamiseks pööraselt praktiliste nõuannete raamatut või mõnda internetipostitust? Kui võtame aega, et suurendada ja tugevdada oma teadmisi ja tunnistust Jeesusest Kristusest, maksab see katsumuste ja vastuseisu hetkedel rikkalikke dividende. Igapäevane pühakirja lugemine ja elavate prohvetite sõnade üle mõtisklemine, tähendusrikkad isiklikud palved, iganädalane mõtlik sakramendi võtmine, päästja sarnane teenimine, kõigist neist lihtsatest tegevustest saavad rõõmsa elu ehituskivid. Mis toob teile rõõmu? Armsate inimeste nägemine pikapäeva lõpus, rahuldus hästi tehtud tööst, valgus kellegi silmis, kui võtate osa nende koormast enda kanda, kirikulaulu sõnad, mis tungivad sügavale südamesse, lähedase sõbra käepigistus. Võtke üks vaikne hetk, et oma õnnistuste üle järele mõelda ja leidke siis võimalusi neid jagada. Kui te ulatate sõbra käe, et teenida ja toetada oma vendi ja õdesid oma naabruskonnas ja kogu maailmas, mis on suures ärevuses, tunnetate suuremat rahu, tervenemist ja isegi arengut. Tulge tema juurde. Tunnistan, et kui Jeesus Kristus on teie elu kese, leiate rõõmu igas oma olukorras. Tõepoolest, sa ainsana on õige vastus. Leidke aega ja võtke aega, et õppida tundma Jeesus Kristust usinasti uurides, tugevdades temasse usku ja püüdes saada üha enam tema sarnaseks. Seda tehes tunneme ka meie motivatsiooni öelda: Jumal, olgu tänatud oma jumaliku poja võrreldamatu anni eest. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Täites aasta tagasi California osariigis üht ülesannet, külastasin ma koos vaiajuhatajaga Clark ja Holly Falesi peret nende kodus. Mulle räägiti, et hiljuti oli nendega ime sündinud. Kui me kohale jõudsime, nägi Clark vaeva, et püsti tõusta ja meid tervitada, sest ta kandis selja, kaela ja käte ortoose. Veidi enam kui 2 kuud vanem oli Clark, tema poeg Ty ning veel 30 noort meest ja juhti võtnud ette vaiaskautide edasijõudnute programmiürituse. Ronimise 4322 meetri kõrguse Shasta mäetipu, mis on California üks kõrgemaid mäetippe. Vaeva nõudva ronimise teisel päeval jõudis enamik ronijatest mäetippu. See vapustav saavutus sai võimalikuks tänu kuude pikkusele ettevalmistusele. Clark oli üheks esimestest, kes tol päeval tippu jõudis. Pärast lühikest puhkepausi mäetipu kõrval tõusis ta püsti ja hakkas liikuma. Seda tehes ta komistas ja paiskus tahapoole üle kaljuserva, kukkudes rohkem kui 10 meetrit allapoole ja veeredes seerel kontrollimatult veel 90 meetrit jäi sest nõlvast alla. Imekombel jäi Clark ellu, kuid oli väga tõsiselt vigastatud ja liikumisvõimetu. Imed, mida Clark selle traumaatilise sündmuse käigus koges, olid alles algamas. Esimeste hulgas, kes temani jõudsid, juhtus olema ronijate rühm, kelle seas olid mäepäästejuhid ja kutselised esmaabispetsialistid. Nad ravisid teda kohe šoki vastu ja leidsid varustuse, et teda soojas hoida. Samuti juhtus see rühm testima uut kommunikatsiooniseadet ja tegi hädaabi väljakutse piirkonnas, kus mobiiltelefonidel levi puudus. Shasta mäe poole saadeti tunni kauguselt kohe teele väike helikopter. Pärast 2 ohtlikku, kuid ebaõnnestunud katset maanduda kõrgusel,
mis pani lennumasina proovile ja olles hädas muutlike tuultega, alustas piloot 3. ja viimast katset. Kui helikopter teise nurga alt lähenes, juhtusid tuuled muutuma ja lennumasin maandus vaid nii kauaks, et rühm sai Clarki kiiresti ja valuliselt piloodi istme taga asuvasse väikesesse ruumi suruda. Kui Clark oli traumapunktis üle vaadatud, näitasid röntgenipildid, et tal oli arvukalt luumurde nii kaelas, seljas, ribides kui ka randmetes, kopsurebend ning palju haavu ja marrastusi. Tol päeval juhtus olema tööl tunnustatud neurokirurg, kes oli selles haiglas vaid paaril korral aastas. Hiljem ütles doktor, et ta pole kunagi näinud kedagi, kel on nii palju seljaaju ja unearterite vigastusi ning jääb elama. Ei oodatud mitte üksnes, et Clark jääb ellu, vaid et tema tervis taastub täielikult. Ennast agnostikuks pidav kirurg ütles, et Clarki juhtum oli vastuolus kõigi tema teadusõpingutega neuroloogiliste vigastuste alal ja et selle kohta võis öelda vaid ime. Kui Clark ja Holly selle tundeküllase loo jutustamise lõpetasid, olin ma sõnatu. Mitte lihtsalt nende ilmselgete imede pärast, vaid millegi veelgi suurema tõttu. Mind täitis sügav tunne, vaimne tunnistus, et Hollil ja igal neist 5 imearmsast lapsest, kes istusid elutoas oma vanemate juures, oli selline usk, et nad oleksid leppinud tollel päeval igasuguste tagajärgedega ja oleksid ikkagi vaimselt kasvanud. Clark ja Holly ning nende 2 vanemat last Ty ja Porter on täna koos meiega siin konverentsikeskuses. Mõtiskledes Felsi pere kogemuse üle, olen ma palju mõelnud arvukate teiste olukorrale. Aga kuidas on lood paljude viimse aja pühadega, kes on tulvil usku, saavad preesteluse õnnistusi, kelle eest lõputult palvetatakse, kes peavad kinni lepingutest, pakatavad lootusest, kuid kellega ei sünni kunagi imet. Vähemalt sel moel, kuidas nemad imet mõistavad. Vähemalt sel moel, kuidas teistele paistavad imed osaks saavad. Aga need, kes kannatavad tohutuid piinu, füüsilisi, psüühilisi, emotsionaalseid, aastaid või aastakümneid või kogu sureliku elu. Aga need, kes surevad väga noorelt, vaid paar kuud tagasi läksid 2 templisoovitusega abielupaari koos 3 põhimissionieas ja 5 väiksema lapsega väikelennukiga lühikesele sõidule. Olen kindel, et nad palvetasid enne lendu, et kõik oleks turvaline ja palvetasid tulihingeliselt siis, kui nende lennukil enne allakukkumist tõsised mehaanilised probleemid ilmnesid. Keegi ei pääsenud, aga nemad. Kas headel inimestel ja nende lähedastel on põhjust küsida, nagu küsis Mormon, kas imede päev on lõppenud? Ma ei suuda oma piiratud teadmistega selgitada, miks mõnikord jumalik sekkumine toimub, teinekord aga mitte. Kuid ehk jääb meil puudu mõistmisest, mis ime tegelikult on. Sageli me kirjeldame imet kui tervenemist, ilma et meditsiiniteadus suudaks seda täielikult selgitada või selgele õhutusele kuuletudes katastroofi ohu ärahoidmist. Siiski, defineerides imet kui kasulikku sündmust, mis on leidnud aset jumalikul väel, mida surelikud ei mõista, avardab see arusaama veelgi igavikulisema loomuga nähtuste kohta. Samuti lubab see definitsioon meil mõtiskeleda usu olulise rolli üle imest osa saamisel. Moroni õpetas, ja ka mingil ajal ei ole keegi teinud imesid enne, kui neil oli usk. Ammon kuulutas, Jumal on valmistanud vahendid, et inimene usu läbi võiks teha vägevaid imesid. Issand ilmutas Joseph Smithile, sest mina olen Jumal ja ma näitan imesid kõigile neile, kes usuvad minu nimesse. Kuningas Nebukadnetsar nõudis, et Sadrak, Meesak ja Abednego kummardaksid kullast kuju, mille ta oli Jumalaks seadnud, ähvardades neid.
kui te ei kummarda, siis heidetakse teid silmapilkselt tulisesse ahju. Seejärel ta pilkas neid. Kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest? 3 pühendunud jüngrit vastasid, kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et me ei teeni su jumalaid. Nad olid täiesti kindlad, et Jumal võib nad päästa, aga kui mitte, uskusid nad siiski täielikult tema plaani. Sarnaselt küsis kord vanem David Ebednar noorelt mehelt, kes palus preesteluse õnnistust. Kui see on meie taevas isa tahe, et sind saadetakse noorelt vaimumaailma, et jätkata seal oma teenimist, siis kas sul on usku, et alluda tema tahtele ja mitte terveks saada? Kas meil on usku oma maistest kannatustest mitte terveks saada, et võiksime saada igavesti tervendatud? Tähtis küsimus, millele mõelda on, kuhu me oma usu suuname? Kas meie usk keskendub lihtsalt soovile vabaneda valust ja kannatusest või keskendub see kindlalt Isale, Jumalale ja tema pühale plaanile ning Jeesusele Kristusele ja tema lepitusele? Usk Isasse ja Poega lubab meil igavikuks valmistudes nende tahet mõista ja see omaks võtta. Ma tunnistan täna imedest. Olla Jumala laps on ime. Saada endale keha, mis on tema näo järgi ja tema sarnane, on ime. Päästja kingitus on ime. Jeesuse Kristuse lepitus on ime. Võimalus saada igavene elu on ime. Kuigi on hea palvetada ja teha tööd füüsilise kaitse ja tervenemise eest meie sureliku elu jooksul, peaksime peamiselt keskenduma vaimsetele imedele, mis on kättesaadavad kõigile Jumala lastele. Olenemata meie etnilisest kuuluvusest, rahvusest, olenemata sellest, mida me oleme teinud, kui me parandame meelt, olenemata sellest, mida meile on tehtud, meil kõigil on nende imede suhtes võrdsed võimalused. Meie elu on ime ja meid ootavad ees uued imed. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Üheks meie suureks proovilepanekuks, millega igaüks meist igapäevaselt silmitsi seisab, on mitte lasta selle maailma muredel valitseda meie aega ja jõuvärusid sel määral, et jätame unarusse tähtsamad igavesed asjad. Kohustuste paljususe ja tihedate graafikute tõttu on meid liiga kerge kõrvale suunata, nii et vaimsed prioriteedid ei meenu meile ja me ei pööra neile tähelepanu. Mõnikord, vennad ja õed, püüame joosta nii kiiresti, et võime unustada, kuhu me läheme ja miks me jookseme. Apostel Peetrus tuletab meile meelde, et Jeesuse Kristuse jüngritena on tema jumalik vägi meile annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu. Rõhutan oma sõnumis nende Peetruse kirjeldatud kallite ja suurimate tõotuste tähtsust kui tõelisi meeletuletajaid, kuhu me läheme oma surelikul rännakul ja miks. Samuti arutan ma, milline abistav roll on nende tähtsate vaimsete tõotuste meelespidamisel hingamispäeval, pühal templil ja meie kodudel. Ma palvetan tõsimeelselt, et püha vaim annaks meile kõigile juhatust, kui me üheskoos neid tähtsaid tõdesid vaatleme. Meie taevase isa suure õnneplaani juurde kuuluvad õpetus, talitused ning kallid ja suurimad tõotused, mille abil me võime saada osa jumalikust loomusest. Tema plaan määratleb meie igavese identiteedi ja raja, mida peame järgima, et õppida, muutuda, kasvada ja elada lõpuks koos temaga igavesti. Nagu selgitatakse trükises Perekond läkitusmaailmale, tsitaat. Kõik inimesed, mehed ja naised, on loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg või tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus. Surelikkusele eelnevas maailmas tundsid ja teenisid vaimupojad ja tütred Jumalat kui oma igavest isa ning võtsid vastu tema plaani, mille kaudu tema lapsed võivad saada füüsilise keha ning maapealse kogemuse, et areneda täiuslikkuse poole ning saavutada lõpuks oma jumalik eesmärk igavese elu pärijatena. Tsitaadi lõpp. Jumal lubab oma lastele, et kui nad järgivad tema plaani ettekirjutusi ja tema armsa poja eeskuju, peavad käske ja peavad usus vastu kuni lõpuni, siis tänu päästja lunastusele saavad nad igavese elu, milline and on suurim kõikidest Jumala andidest. Igavene elu on ülim ja suurim tõotus. Me mõistame kalleid ja suurimaid tõotusi täielikumalt ja hakkame osa saama jumalikust loomusest, kui vastame jaatavalt Issandale, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Peetruse kirjelduse järgi täidetakse seda kutset, kui püütakse põgeneda maailma rikutuse eest. Kui me kuulekalt usuga päästesse edasi pürgime, siis tänu tema lepitusele ja püha vaimu väel toimub meie südametes vägev muutus. Nii, et meil ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Me oleme uuesti sündinud ja Jumalast sündinud, muudetud lihalikust ja langenud seisundist õigemeelsuse seisundisse, olles Jumala poolt lunastatud. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Selline ulatuslik loomuse muutus ei toimu tavaliselt kiiresti või ühe korraga. Pääste sarnaselt ei saa ka meie täiusest osa kohe alguses, vaid saame armu peale. Sest vaata, nõnda ütleb Issand Jumal, ma annan inimlastele rea peale,
õpetuse peale, natuke siin ja natuke seal. Ja õnnistatud on need, kes võtavad kuulda minu õpetusi ja avavad oma kõrva minu nõuannetele, sest nemad õpivad tarkust. Jätkuva vaimse uuestisünni protsessis on oluline koht preesteluse talitustel ja pühadel lepingutel. Need on ühtlasi Jumala määratud meetmed, mille abil me saame osa tema kallitest ja suurimatest tõotustest. Vääriliselt saadud ja pidevalt meeles peetud talitused avavad taevased kanalid, mille kaudu jumalikkuse vägi saab voolata meie ellu. Vankumatult au sees ja alati meeles peetud lepingud seavad eesmärgi ja tagavad õnnistused nii surelikkuses kui ka igavikus. Näiteks lubab Jumal meile vastavalt meie ustavusele, et Jumaluse kolmas liige, nimelt püha vaim, on jätkuvalt meiega. Et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võidakse meile andestada meie patud nüüd ja alatiseks. Et me võime tunda rahu selles maailmas. Et päästja on murdnud surmaahelad ja sai võitu hauast. Ning et pered saavad olla koos ajaks ja kogu igavikuks. Arusaadavalt ei saa kõiki neid kalleid ja suurimaid tõotusi, mida taevane isa oma lastele pakub, põhjalikult loendada ega kirjeldada. Kuid isegi osaline lubatud õnnistuste loetelu, mille ma just esitasin, peaks tekitama meis kõigis hämmastust ning panema meid langema maha ja kummardama isa Jeesuse Kristuse nimel. President Lorenzo Snow on hoiatanud, tsitaat: me oleme liiga kärmed unustama suurt eesmärki, milleks meie taevane isa meid surelikku ellu saadab. Oleme unustanud ka püha kutse, mis meile on antud, ning selle asemel, et tõusta mööduvatest asjadest kõrgemale, lubame endil liiga tihti laskuda maailma tasemele ega kasuta Jumala taevalikku abi, mis ainsana aitab meil nendest mööduvatest asjadest üle olla. Tsitaadi lõpp. Hingamispäev ja püha tempel on kaks konkreetset jumaliku abilätet, mille Jumal on loonud, et aidata meil tõusta maailma tasemest ja rikutusest kõrgemale. Võime algselt mõelda, et hingamispäeva pühitsemise ja templis käimise üldeesmärgid on omavahel küll seotud, kuid siiski eristatavad. Usun siiski, et need kaks eesmärki on täpselt samad ning töötavad käsikäes, et tugevdada meid vaimselt kui nii inimeste kui ka peredena. Kui Jumal oli loonud kõik asjad, puhkas ta 7. päeval ja andis käsu, et üks päev igal nädalal oleks puhkepäev, et aidata inimestel teda meeles pidada. Hingamispäev on Jumala aeg, püha aeg, mis on määratud spetsiaalselt tema kummardamiseks ning tema kallite ja suurimate tõostuste saamiseks ja meelespidamiseks. Issand on käesoleval evangeeliumi ajärgul juhatanud ja et sa võiksid ennast paremini hoida maailmast reostamatuna, pead sa minema palvekotta ja ohverdama oma sakramendid minu pühal päeval. Sest tõesti, see päev on määratud sulle puhkamiseks sinu töödest ja pühendumiseks kõige kõrgemale. Nõnda kummardame hingamispäeval isa poja nimel, võttes osa talitustest ja õppides lepingutest ning neid vastu võttes, meeles pidades ja uuendades. Meie mõtted, teod ja käitumine pühal päeval on Jumalale märguandeks ja näitajaks, kuidas me teda armastame. Veel üks hingamispäeva eesmärk on tõsta pilk maailma asjadelt igaviku õnnistustele. Eemaldudes sel pühal ajal paljudest kiire elu tavarutiinidest, saame tõsta oma pilgu Jumala poole ja elada, saades ja pidades meeles kalleid ja suurimaid tõotusi, mille kaudu me saame osa jumalikust loomusest.
issand on käskinud alati oma rahvale ehitada templeid, pühapaiku, kus väärilised pühad viivad läbi pühi evangeeliumi tseremooniaid ja talitusi iseendi ja surnute heaks. Templid on kõikidest kummardamispaikadest pühimad. Tempel on sõna otseses mõttes issanda koda, püha ruum, mis on määratud spetsiaalselt Jumala kummardamiseks ning tema kallite ja suurimate tõotuste saamiseks ja meelespidamiseks. Issand on käskinud käesoleval evangeeliumi ajajärgul juhise. Organiseeruge, valmistage kõik vajalik ja rajage koda, nimelt palvekoda, paastumise koda, usukoda, õppimise koda, hiilguse koda, korrakoda, Jumala koda. Templis kummardamise põhifookuses on talitustes osalemine ja lepingutest õppimine ning nende vastuvõtmine ja meelespidamine. Templis mõtleme, käitume ja riietume erinevalt kui teistes paikades, mida sageli külastame. Templi üks põhieesmärkidest on tõsta meie pilk maailma asjadelt igaviku õnnistustele. Eemaldudes lühikeseks ajaks meile tuttavatest maistest oludest, saame tõsta oma pilgu Jumala poole ja elada, saades ja pidades meeles kalleid ja suurimaid tõotusi, mille kaudu me saame osa jumalikust loomusest. Vennad ja õed, palun pange tähele, et hingamispäev ja tempel on vastavalt püha aeg ja püha ruum, mis on määratud spetsiaalselt Jumala kummardamiseks ning tema lastele antud kallite ja suurimate tõotuste saamiseks ja meelespidamiseks. Jumal on kehtestanud neile kahele jumalikule abiallikale täpselt sama põhieesmärgi: pöörata vägevalt ja korduvalt meie tähelepanu meie taevasele isale, tema ainusündinud pojale, pühale vaimule ning päästja taastatud evangeeliumi talituste ja lepingutega seotud tõotustele. Nüüd kodu peaks olema tähtsal kombel aja ja ruumi ülim kombinatsioon, kus inimesed ja pered kõige tõhusamalt Jumala kalleid ja suurimaid tõotusi meeles peavad. Kodust lahkumine, et veeta aega pühapäeva koosolekutel ja siseneda templi pühasse ruumi on küll oluline, kuid sellest ei piisa, vaid siis, kui toome neist pühadest tegevustest ammutatud vaimu ja jõu endaga koju kaasa, säilib meie tähelepanu tähtsatel sureliku elu eesmärkidel ja saame jagu maailmas valitsevast rikutusest. Hingamispäeval ja templis saadud kogemused peaksid olema vaimsed katalüsaatorid, mis lasevad inimestel, peredel ja meie kodudel läbi imbuda jätkuvatest meeldetuletustest seoses saadud õppetundide, pühavaimu juuresoleku ja väe üha jätkuva ja süveneva issandasse, Jeesusesse, Kristusesse pöördumise ja täiusliku lootuse säraga Jumala igaveste tõotuste osas. Hingamispäeva tempel saavad aidata meil rajada oma kodus oivalisema tee, kui me Kristuses kokku võtame kõik, mis on taevas ja mis on maa peal, temas. Mida me kodus tema püha ajaga ja tema pühas ruumis õpituga peale hakkame, mängib keskset rolli jumalikust loomusest osa saamisel. Surelikkuse rutiinsed ja maised asjad võivad kergelt meie üle võimust võtta. Magamine, söömine, riietumine, töötamine, mängimine, treenimine ja paljud teised tavapärased tegevused on vajalikud ja tähtsad. Kuid see, mis meist saab, on lõpuks ikkagi selle tulemus, mida me teame isast, pojast ja pühast vaimust.
ning mida oleme valmis nende kohta õppima. See pole pelgalt eluaja jooksul ette võetud igapäevategevuste kogusumma. Evangeelium on nii palju enam kui tagasihoidlike kohustuste rutiinne kontrollnimekiri. Pigem on see oivaline tõe kobelään, mis on kokku liidetud, ühte põimitud ja loodud selleks, et aidata meil saada meie taevase Isa ja Issanda Jeesuse Kristuse sarnaseks, nimelt jumalikust loomusest osasaajateks. Märgist möödavaatamine mõjub meile tõepoolest pimestavalt, kui üleüldine vaimne reaalsus jääb maailma murede, huvide ja pealiskaudsuse varju. Ma luban, et kui me oleme targad ja palume püha vaimu endale teejuhiks, õpetab ta meile, mis on õige. Kristusest ta tunnistab ja meie meeli valgustab, kui püüame täita oma igavest saatust ja saada osa jumalikust loomusest. Tunnistan, et meie talituste ja lepingutega seotud kallid ja suurimad tõotused on kindlad. Issand on kuulutanud. Ta ütles, ma annan teile juhised, kuidas toimida minu ees, et see võiks pöörduda teie päästeks. Mina, Issand, olen seotud, kui te teete, mida ma ütlen, aga kui te ei tee seda, mida ma ütlen, ei ole teil mingit lubadust. Tunnistan, et meie taevane Isa elab ja on päästmisplaani autor. Jeesus Kristus on tema ainusündinud poeg, meie päästja ja lunastaja. Ta elab. Ja ma tunnistan, et Isa plaan ja tõotused, päästelepitus ja püha vaimu kaaslus teevad võimalikuks rahu selles maailmas ja igavese elu tulevases. Sellest ma tunnistan Issanda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Vennad ja õed, nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Au olgu Jumalal, number 37. Pärast laulmist kõneleb meile piiskop W. Christoph Waddell juhtivast piiskopkonnast. Seejärel kõneleb meile vanem W. Craig Stwick, kes vabastati eile pärastlõunal üldjuhist 70 kutsest. Pärast vanem Zwicki kõnet laulab koor laulu Karjase südames kallid. See on Viimseja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisene üldkonverents.
In the spring of 1998, 1998. aasta kevadel avanes meil Caroliga võimalus komandeering ja perepuhkus omavahel ühildada ning meie 4 last ja hiljuti lisestunud paariks päevaks Hawaiile viia. the night before our flight to Ööl enne Hawaiile sõitu diagnoositi meie 4-kuusel pojal Jonatanil mõlemas kõrvas põletik ja meile öeldi, et ta ei saa vähemalt 3 kuni 4 päeva reisida. the decision was made for Carol Otsustasime, et Carol jääb Jonataniga koju to make the trip with the rest of ja meie ülejäänud pereliikmetega siiski sõidame. that this was not Esimesed märgid sellest, et meie reis ei kujune selliseks, nagu olin ette kujutanud, ilmnesid üsna pea pärast kohale jõudmist. Jalutades kuuvalgel palmidega ääristatud teerajal, meie ees avanemas vaade ookeanile, pöördusin ma tol romantilisel hetkel, et saare ilu kommenteerida, kuid selle asemel, et näha Carolit, vaatasin silma oma ämmale, keda ma ka muidugi väga armastan. who I may add. Ma lihtsalt ei olnud seda sellisena ette It kujutanud. just wasn't what I had anticipated. Samuti ei olnud Carol osanud ette näha, Nor had Carol expected to spend et her peab vacation. puhkuse üksi haige pojaga kodus veetma. There will be times in our lives when we Meie elus tuleb ette hetki, mille leiame end ootamatult teerajalt, silmitsi olukordadega, than a disrupted mis on märksa hullemad kui häiritud puhkus. Kuidas reageerime, kui sündmused, mida me tihtipeale ei kontrolli, meie eluplaanid ja lootused nurja ajavad? On June 6, 1944, 6. juunil 1944 maabus Normandia dessandi raames Omaha randa Hiram Shumway, noor Ameerika Ühendriikide sõjaväeleitnant. 27th as part of the Dessandist pääses ta terve nahaga, kuid 27. juuli liitlasvägede pealetungis sai ta tankivastase miini plahvatusest tõsiselt viga. had been dramatic. Hetkega võtsid ta elu ja tulevane meditsiinikarjäär uue suuna. Hoolimata mitmetest operatsioonidest, mis aitasid tal enamikest tõsistest vigastustest taastuda, oli Ven Shumway jäädavalt kaotanud võime näha. 3 years in rehabilitation. Kuidas ta sellele reageeris? Pärast 3 aastat taastusravihaiglas naasis ta koju Lavalisse Wyomingi osariiki. Ta teadis, et tal polnud enam võimalik saada arstiks, kuid ta oli võtnud nõuks minna eluga edasi, abielluda ja hakata peret ülal pidama. Lõpuks leidis ta Baltimore'is, Marylandis tööd pimedate taastusravinõustaja ja tööhõive spetsialistina. Omaenda taastusravi käigus oli ta hakanud mõistma, et pimedad on võimelised hoopis rohkemaks, kui ta oli arvanud, ning 8 ametiaasta jooksul leidis ta töö rohkematele pimedatele kui ükski teine nõustaja kogu riigis. Olles kindel oma võimes peret ülal pidada, tegi Hiram oma kallimale abieluettepaneku öeldes, kui sina oled nõus lugema kirju, sorteerima sokke ja sõitma autoga, siis võin mina teha ülejäänu. In the Salt Lake Temple. Peagi said nad Soolajärve templis kokku pitseeritud ning neid õnnistati 8 lapsega. To Wyoming, where 1954. aastal naasid Shumway'd Wyomingi osariiki, kus Ven Shumway töötas 32 aastat osariigi kurtide ja pimedate haridusasutuse juhina. Sel perioodil teenis ta ka 7 aastat Cheyenne'i esimese koguduse piiskopina ja hiljem 17 aastat Vaia patriarhina. Pärast pensionile jäämist teenisid vend ja õde Shumway koos ka Londoni lõunaase missionil. Hiram Shumway suri 2011. aasta märtsis, jättes oma suurele järglaskonnale, kelle seas olid tema lapsed, lapsed ja lapselapselapsed, maha usu ja issanda usalduse pärandi. Hiram Shumway's life may Hiram Shumway elu võttis sõja tõttu küll uue pöörde, kuid ta ei kahelnud kunagi oma jumalikus loomuses ja igaveses potentsiaalis. Nagu tema oleme ka meie Jumala vaimupojad ja tütred ning võtsime vastu tema plaani, mille kaudu tema lapsed võivad saada füüsilise keha ning maapealse kogemuse, et areneda täiuslikkuse poole ning saavutada lõpuks oma jumalike eesmärki igavese elu pärijatena. Ükski muutus, katsumus ega vastuseis ei saa seda igavest kurssi muuta. Seda võivad teha ainult meie valikud, kui oma valikuvabadust rakendame. Muutused ja nendega kaasnevad proovilepanekud, mida me surelikkuses kogeme, mõjutavad meist igaühte erinevalt. in unique ways. Like you, Nagu teiegi, olen näinud pealt, kuidas sõbrad või pereliikmed kogevad katsumusi, a bitter divorce, mille on põhjustanud having the opportunity to marry, a serious lähedase surm, raske lahutus, täitmata jäänud soov abielluda, tõsine haigus või vigastus, isegi looduskatastroofid, mille tunnistajaks hiljuti oleme olnud. unique to
nimekiri muudkui jätkub, kuigi iga muutus võib olla meie olukorras ainulaadne, on selle tagajärjel tekkinud proovilepanekutes või katsumustes ühine joon. Jeesuse Kristuse lepitava ohverduse kaudu on meil võimalik alati leida lootust ja rahu. Jeesuse Kristuse lepitus pakub ülimat, parandavat ja tervendavat väge igale haavatud kehale, kahjustada saanud hingele ja murtud südamele. Tema teab moel, mida keegi teine ei mõista, mida me vajame, et keskmuutusi edasi minna. Erinevalt sõpradest ja lähedastest ei tunne päästja meile lihtsalt kaasa, vaid tunneb täpselt sama, mida meie, kuna ta on olnud sealsamas, kus meie oleme olnud. Lisaks meie pattude pärast kannatamisele ja nende lunastamisele on Jeesus Kristus kõndinud ka igal rajal, kus meiegi, kogenud iga proovilepanekut, seisnud silmitsi iga valuga, nii füüsilise, emotsionaalse kui hingelise valuga, mida me eales surelikuses kogeda võime. Juhataja Boitke Becker on õpetanud, Jeesuse Kristuse halastus ja arm pole ainult nende jaoks, kes patustavad, vaid kaasavad igikestva rahu lubadust kõigile, kes võtavad vastu tema ja ta õpetused ning järgivad neid. Tema halastus teeb vägeval kombel terveks koguni süütu, kes pahaaimamatult haiget saab. Selles surelikus ei saa me kontrollida, mis meiega juhtub, kuid meil on täielik kontroll selle üle, kuidas me elumuutustele reageerime. See ei tähenda, nagu poleks proovilepanekutel ja katsumustel, mida kohtame mingeid tagajärgi või et need on kerged. See ei tähenda, et me valust ja hingepiinast pääseme, kuid see tähendab põhjust loota, et tänu Jeesuse Kristuse lepitusele võime minna edasi ja leida eest helgevama tuleviku, mis on täis rõõmu, valgust ja õnne. Moose raamatust loeme üles tähendust Almast. Kuningas Noa endisest preestrist ja tema rahvast, keda issand oli hoiatanud ning kes lahkusid kõnnumaale kuninga Noa vägede eest. 8 päeva pärast nad jõudsid väga kaunile ja meeldivale maale, kuhu nad püstitasid oma telgid ja hakkasid maad viljelema ning hakkasid ehitama maju. Nende olukord oli nüüd paljutõotav. Nad olid vastu võtnud Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Nad olid saanud ristitud lepingumärgiks, et nad teenivad issandat ja peavad tema käske ja nad paljunesid ja kasvasid maal ülivalt tugevamaks. Kuid nende olukord võttis peagi uue pöörde. Laamanlaste sõjavägi oli ületanud maapiiri. Alma ja tema rahvas langesid peagi orjusesse ja nende kannatused olid nii suured, et nad hakkasid hüüdma vägevalt Jumala poole. Siis aga käskisid nende valvurid neil palvetamine lõpetada, sest kes iganes leitakse hüüdmast Jumala poole, see surmatakse. Alma ja tema rahvas polnud teinud midagi, et sellist kohtlemist ära teenida. Kuidas nad sellele reageerisid? Selle asemel, et Jumalat süüdistada, pöördusid nad tema poole ja valasid välja oma südamed temale. Vastuseks nende usule ja palvetele vastas issand. Olge täis trööstima, kergendan samuti koormaid, mis on asetatud teie õlgadele, kuni selleni välja, et ei tunne neid oma seljal. Peagi andis issand neile jõudu, nii et nad jaksasid vaevata kanda oma koormaid ja nad alistusid kõiges rõõmsameelselt ja kannatlikkusega issanda tahtele. Kuigi neid veel orjusest välja ei viidud, said nad vastavalt oma vajadustele ja issanda tarkusele õnnistusi, sest nad pöördusid issanda poole, mitte temast eemale. Vanem Tallinna Jokes on õpetanud, et tervendavad õnnistused tulevad eri moel, mis sobituvad meie isiklike vajadustega, millega issand, kes meid kõige paremini armastab, hästi kursis on. Mõnikord tähendab tervenemine haigusest vabanemist või koorma kergenemist, kuid mõnikord tervendatakse meid nii, et saame jõudu, mõistmist või kannatlikkust, et meile antud koormaid edasi kanda. Tsitaadi lõpp. Lõpuks nii suur oli nende usk ja nende kannatlikkus, et issand vabastas Alma ja tema rahva ning siis valasid nad välja oma tänu, sest nad olid orjuses ja keegi ei saanud neid vabastada muidu kui issand, nende Jumal. Kurb iroonia siinkohal on see, et tihtipeale need, kes abi vajavad, pöörduvad sellest ainsast täiuslikust abiallikast, päästjast Jeesusest Kristusest eemale. Tuttav pühakirjalugu Vaskmaost õpetab meile, et katsumustega silmitsi seistes on valik meie käes. Pärast seda, kui Iisraeli lapsi salvasid mürgised lendmaod, püstitati võrdkuju, et kes iganes seda vaatab, jääb elama ja paljud vaatasid ja jäid elama. Kuid paljud olid nii paadunud, et nad ei tahtnud vaadata. Seepärast nad hukkusid.
Like the ancient Israelites, we are sarnaselt muistsetele iisraellastele kutsutakse ja julgustatakse ka meid vaatama päästjat ja elama, sest tema ikke on hea ja tema koorem on kerge, isegi kui meie koorem on raske. Alma the younger taught this same Alma noorem õpetas seda püha tõde öeldes, that whosoever kes iganes paneb oma lootuse Jumalale, saab abi oma katsumustes ja oma hädades ja oma kannatustes ja ta tõstetakse üles viimsel päeval. in these latter days the Sel Lord has provided viimsel ajal on Issand andnud meile arvukalt vahendeid meie vaskvadusid, mis kõik on mõeldud aitamaks meil vaadata Kristuse poole, et paneksime usalduse temale. Et eluraskustega toime tulla, ei peaks me reaalsust eirama, vaid pigem otsustama, millele keskenduda ja millisele alusele ehitada. resources include Nende abivahendite seas on muuhulgas regular study of the scripture, pühakirjade ja elavate prohvetide õpetuse regulaarne uurimine, sage siiras palvetamine ja paastumine, väärilisena sakramendi võtmine, regulaarne templi külastamine, preesterluse õnnistused, through trained professionals, väljaõppe saanud professionaalide tark nõu ja koguni ravimid, mis on korrektselt välja kirjutatud ja mida õigesti tarvitatakse. change in life circumstances, Hoolimata elumuutustest, mis meid tabada võivad ja ükskõik millisel ootamatul rajal meil käia tuleb, on meie enda valida, kuidas reageerida. turning to the Savior, Päästja poole pöördumine ja tema välja sirutatud käe haaramine on alati parim valik. Elder Richard G. Scott taught this. He Vanem Richard G. Scott on õpetanud järgmise igavese tõe. happiness, Tõeline kestev õnn koos kaasneva jõu, julguse ja võimega ka kõige raskematest proovilepanekutest jagu saada võrsub elust, in Jesus mis on keskendunud Jeesusele Kristusele. Christ. Of overnight results, Keegi ei garanteeri, et tulemused ilmnevad üleöö, kuid meil on täielik kinnitus, et Issandale sobival ajal saabuvad ka lahendused, võtab maad rahu ja tühjus saab täidetud. to these truths, I Ma tunnistan nendest tõdedest in the name of Jesus. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. The Lion King is a classic animated film about the African savannah. ka savannist. When the Lion King dies, Kui lõvikuningas oma poega päästes sureb, Lion Prince is on noor lõviprints sunnitud elama pagenduses, samas kui julm valitseja savannist tasakaalu hävitab. Lion Prince. Lõviprints saab juhendaja abil kuningriigi tagasi. His eyes are open to the Tema silmad avanevad ja ta näeb, kui vajalik on savanni suures eluringis tasakaal. rightful places Võtnud tagasi talle õigusega kuuluva kuningatrooni, antakse noorele lõvile nõu vaadata oma nägemisulatusest kaugemale. to become inheritors of Õppides saama kõige, mis isal on, pärijaks, juhatab evangeelium meid vaatama oma nägemisulatusest kaugemale. Selleks, et vaadata oma nägemisulatusest kaugemale, peame nägema teisi läbi oma pääste silmade. Evangeeliumi võrgustik on täis kõiksugu erinevaid inimesi. Me ei suuda täiel määral mõista meie maailmas kiriku kogudustes, isegi oma peres olevate inimeste valikuid ja psühholoogilist tagapõhja, sest meil on harva täielik ülevaade sellest, kes nad on. we must look past Me ei saa midagi lihtsalt eeldada. and stereo Peame vaatama kaugemale kinnistunud arusaamadest ja avardama oma tillukest vaatevälja. my eyes open. Minu silmad avanesid ja nägin nägemisulatusest kaugemale, kui teenisin missioonijuhatajana. Üks noor vanem saabus missionile kahtlus silmis. At an interview, Meie vestluse ajal ütles ta nukralt, I want to go home. tahan minna koju. Thought to myself, Mõtlesin endale, siis seda annab parandada. I counseled him to work Andsin hard, talle nõu teha kõvasti tööd ja palvetada nii umbes nädal aega, siis helistada mulle. almost to the Ta helistas mulle nädala pärast, peaaegu minuti pealt. he still wanted to go Ta tahtis ikka veel koju minna. home. Counseled him to Andsin talle taas nõu palvetada, kõvasti tööd teha ja mulle nädala pärast helistada. Järgmiseks vestluseks polnud asjaolud muutunud. Ta käis peale, et ta saaks koju minna. I just wasn't going. Aga mina ei tahtnud lasta sel juhtuda. I began teaching him about Hakkasin õpetama talle tema kutse pühast olemusest. encouraged him to Innustasin teda töötama ennast unustavalt. to work. But no matter what form Kuid ükskõik, mis valemid ma pakkusin, his mind did not tema oma meelt ei muutnud. it finally
lõpuks jõudis mulle kohale, et mul ei pruugi olla täit ülevaadet. Tundsin õhutust küsida. Vanem, mis on sinu jaoks raske? See, mis ta ütles, torkas mu südant. Juhataja, ma ei oska lugeda. See arukas nõuanne, mida tal oli minu arvates nii tähtis kuulda, polnud tema vajaduste juures üldse oluline. Ta vajas kõige enam, et näeksin oma tormakast hinnangust kaugemale ja laseksin vaimul aidata mul mõista, mis selle vanema peas tegelikult toimub. Tal oli vaja, et mõistaksin teda õigesti ja annaksin talle põhjust loota. Selle asemel toimisin ma kui hiigelsuur lammutuskuul. See vapper vanem õppis lugema ja temast sai äärmiselt rikkumatu Jeesuse Kristuse jünger. Ta avas mu silmad issanda sõnadele. Inimene näeb, mis silma ees, aga Jehova näeb, mis südames. Milline õnnistus see on, kui issanda vaim avardab meie vaatevälja. Kas te mäletate prohvet Elisat, kes avastas ärgates, et Süüria sõjavägi oli tema linna hobuste ja vankritega ümber piiranud? Tema teene tundis hirmu ja küsis Elisalt, mida nad sellistes ebavõrdsetes tingimuses teevad. Elisa ütles talle järgmiste meelde jäävate sõnadega, et ta ei muretseks. Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Teenril polnud aimugi, millest prohvet kõneleb. Ta ei suutnud näha oma nägemisulatusest kaugemale. Kuid Elisa nägi inglivägesid, kes olid valmis võitlema prohveti rahva eest. Nõnda palvetas Elisa, et issand avaks noore mehe silmad ja too nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Elisa. Sageli eristame end teistest, kuna näeme neist erinevalt. Tunneme end mugavalt nende seas, kes mõtlevad, räägivad, riietuvad ja käituvad nagu meie ning ebamugavalt nende seas, kelle olukord ja taust on erinevad. Kuid tegelikult tuleme ju kõik eri riikidest ja räägime erinevas keeles. Kas mitte igaüks meist ei näe maailma läbi oma tohutult piiratud elukogemuste? Sest mõned näevad ja räägivad vaimusilmadega nagu prohvet Elisa ning mõned näevad ja suhtlevad vahetu vaatevälja põhjal, nagu ma kogesin oma kirjaoskamatu missionäri puhul. Me elame maailmas, kus saadakse jõudu võrdlemisest, sildistamisest ja arvustamisest. Selle asemel, et näha läbi sotsiaalmeedia läätse, peaksime otsima enda seest jumalikke omadusi, millele meil kõigil on õigus. Neid jumalikke omadusi või imetlusi ei saa postitada Pinterestis ega Instagramis. Selleks, et teisi aktsepteerida ja armastada, ei pea me võtma omaks nende mõtteid. Ilmselgelt nõuab tõde ülimat lojaalsust, kuid ei peaks iial olema takistuseks headusele. Selleks, et teisi tõeliselt armastada, on vaja tunnustada pidevalt nende inimeste parimaid püüdlusi, kelle elukogemusi ja piiranguid ei pruugi me iial täielikult teada. Nägemisulatusest kaugemale vaatamine nõuab teadlikku tähelepanu koondamist päästjale. 28. mail 2016. aastal viibis 16-aastane Bill Ritchie koos oma sõbra Austoniga Colorado osariigis perele kuuluvas karjatalus. Bill ja Austin ronisid suure õhinaga seiklusrikka päeva ootuses oma maastikusõidukitesse. Nad ei jõudnud kuigi kaugele, kui tingimused muutusid ettearvamatuteks ja juhtus õnnetus. Bill juhitud sõiduk läks äkitselt ümber ja surus Bill 180-kilose terashunniku alla. Kui Bill nägi sõber Austin tema juurde jõudis, nägi ta Bill'd eluga võitlemas. Ta püüdis kogu jõus sõidukit sõbra pealt ära tõmmata. See ei nihkunud paigast. Ta palvetas Bill eest ja jooksis siis meeletuna abi järele. Lõpuks olid kohale esmaabitöötajad, kuid mõned tunnid hiljem Bill suri.
tal lasti surelikust elust minna. His heartbroken parents arrived. Kohale jõudsid murest murtud vanemad. Kui nad seisid Bo kallima sõbra ja pereliikmetega pisikeses haiglas, sisenes sinna politseinik ja ulatas Bo emale poisi mobiiltelefoni. Kui ema telefoni võttis, hakkas see helisema. Ta avas telefoni ja nägi Bo igapäevast märguhelinat. Ema luges ette sõnumi, mille tema lõbujanuline ja ülimalt seiklusimuline teismeline poeg oli seadnud endale igapäevaseks lugemisülesandeks. Sõnumis seisis: ära unusta panna Jeesus Kristust oma elust täna tähtsaimale kohale. Bo keskendumine oma lunastajale ei pane talle armsaid inimesi tema puudumise üle vähem kurbust tundma, kuid Bo elule oli seetõttu lootus ja tähendusrikas. Tänu sellele saavad tema pere ja sõbrad vaadata tema varajase surmaga kaasnevast leinast kaugemale ja näha järgmise elu rõõmsat reaalsust. Bo vanematele sai osaks õrn halastus näha läbi oma poja silmade, mis oli tema jaoks kõige hinnalisem. Kiriku liikmetena on meile antud isiklikud vaimsed märguhelinad, mis meid hoiatavad, kui vaatame vaid surelike silmadega pääsmisest eemale. Sakrament tuletab meile igal nädalal meelde koondada jätkuvalt tähelepanu Jeesusele Kristusele, et võiksime teda alati meeles pidada ja et ta vaim oleks alati meiega. Ja ometi ei pane me mõnikord neid meelde tuletavaid ja märku andvaid tundeid tähele. Kui Jeesusel Kristusel on meie elus tähtsaim koht, avab ta meie silmad suurematele võimalustele, kui me seda üksi mõistaksime. Sain ühe väga huvitava kirja kaitsvast märguandest, mis sai osaks ühele ustavale õele. Ta rääkis mulle, et selleks, et aidata oma abikaasal mõista, mida ta tunneb, hakkas ta pidama telefonis elektroonilist loetelu abikaasa tegemistest ja ütlemistest, mis teda ärritasid. Ta põhjendas, et nii koostab ta abikaasaga jagamiseks kirjaliku tõendusmaterjali, mida temaga sobival ajal jagades paneks mehe oma käitumist muutma. Kuid ühel pühapäeval mõistis ta sakramenti võttes ja pääste lepitusele keskendudes, et abikaasa kohta negatiivsete tunnete ülestähendamine ajas vaimu temast tõeliselt eemale ega muudaks meest kunagi. Tema südames hakkas helisema vaimne märguanne. Lase sel minna, lase sel kõigel minna. Kustuta need märkmed, neist pole abi. Seejärel kirjutas ta ja ma tsiteerin. Mul kulus tükk aega, et vajutada käsklusele vali kõik ja veel kauem, et vajutada käsklusele kustuta. Kuid kui ma seda tegin, kadusid kõik need negatiivsed tunded tühjusesse. Mu süda täitus armastusest. Armastusest oma abikaasa ja armastusest issanda vastu. Tema vaateväli muutus nagu Saulusel teel Damaskusesse. Vaadet moodutavad soomused pudenesid ta silmadelt. Meie päästja avas sageli füüsiliselt ja vaimselt pimedate silmi. Silmade avanemine jumalikule tõele valmistab meid sõna otseses mõttes ja piltlikult ette, et saada terveks surelikust lühinägelikkusest. Kui paneme tähele vaimseid märguandeid, mis teavitavad vajadusest suunda korrigeerida või näha midagi suuremast igavesest vaatenurgast, saab meil osaks sakramendi ajal antud lubadus, et tema vaim on meiega. See juhtus Joseph Smithi ja Oliver Cowderiga Kirtlandi templis, kui Jeesus Kristus õpetas kaalukaid tõdesid ja lubas, et surelike piirangute kate võetakse ära nende meelte pealt ja nende arusaamise silmad avatakse. Tunnistan, et Jeesuse Kristuse väel suudame vaadata vaimselt kaugemale, kui näeme vahetult. Kui me teda meeles peame ja omame tema vaimu meiega, avatakse meie arusaamise silmad. Siis jätab suur reaalsus meie sees asuvast jumalikkusest meie südamesse veelgi vägevama jälje.
In the name of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Dear
We are indeed grateful for me täname Mormooni tabernaakli koori the beautiful music täna hommikul esitatud ilusa muusika eest. our concluding speaker meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. following President Pärast president Eyringi kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu I believe Kristust usun ma. the benediction will then be Seejärel teeb lõpupalve vanem Jose A. Teixeira 70. My dear brothers and sisters, mu kallid vennad ja õed, that the Spirit palvetan alandlikult, et issanda vaim on meiega, kui ma täna kõnelen. my heart is full of mu gratitude süda pakatab tänust issanda vastu, kelle kirik see on, for the inspiration et oleme tundnud sel konverentsil inspiratsiooni inspired sermon tulihingelistes palvetes, angelic singing. innustatud jutlustes ja ingelikus laulus. Last April, President Thomas möödunud aprillis puudutas president Thomas S. Monson oma südantliigutava sõnumiga kogu maailma, sealhulgas mind. spoke of the power of ta kõneles Mormoni raamatu väest. urge us to study, ponder, ta innustas meid uurima selle õpetusi, nende üle mõtisklema ja neid ellu rakendama. ta lubas, et kui pühendame iga päev aega uurimisele ja mõtisklemisele ning peame Mormoni raamatus olevaid käske, it contains, we would have a saame eluliselt tähtsa tunnistuse selle õigsuse kohta testimony ja sellest tulenev tunnistus elavast Kristusest aitab meil pidada turvaliselt vastu rasketel aegadel. like many of you. paljudele teie sarnaselt kuulsin ka mina, kuidas issand räägib prohveti sõnade kaudu minuga ja paljude teie sarnaselt otsustasin ka mina kuuletuda neile sõnadele. olen tundnud poisipõlvest peale tunnistust, et Mormoni raamat on Jumala sõna, That the Father and the et isa ja poeg ilmusid Joseph Smithile ja rääkisid temaga ancient ja et vana aja apostlid tulid prohvet Joseph Smithi juurde, et taastada issanda kirikus preesterluse võtmed. that testimony selle tunnistusega olen ma lugenud Mormoni raamatut iga päev rohkem kui 50 aastat. I could have reasonably seega võib-olla oleksin võinud ma põhjendatult mõelda, et president Monsoni sõnad on mõeldud kellelegi teisele. I felt ometi tundsin ma paljude teie sarnaselt, kuidas prohveti innustus ja lubadus kutsuvad mind veel enam pingutama. prayed with increased intent. paljud teist on teinud nagu mina, palvetanud sihikindlamalt, mõtisklenud keskendunumalt pühakirjade üle ning püüdnud veelgi enam teenida issandat ja teisi tema eest. Result for me, minu ja paljude teie jaoks täitus sellega prohveti lubadus. those of us who took his Need meist, kes võtsid tema inspireeritud nõuande südameasjaks, on kuulnud selgemini vaimu. power to resist oleme leidnud suuremat väge kiusatusele vastu panna ning tundnud suuremat uskud üles tõusnud Jeesusesse Kristusesse, tema evangeeliumisse ja ta elavasse kirikusse. ajal, mil rahutused maailmas üha suurenevad, on selline tunnistuse suurenemine ajanud kahtluse ja hirmu minema have brought us feelings of ning andnud meile rahutunde. Monson's counsel has president Monsoni nõu kuuldavõtmine on mõjunud mulle veel kahel imelisel kombel. esiteks on tema lubatud vaim tekitanud optimismi eesseisva suhtes, kuigi ärevus maailmas näib kasvavat. ja teiseks on issand tekitanud minus ja teis veelgi suuremal hulgal tema armastust hädasolijate vastu. me tunneme suuremat soovi teistele appi minna. that desire has been selline soov on olnud president Monsoni teenimistöö ja õpetuste südames. the Lord promised love for others and kui eesseisvad ülesanded võisid näida ületamatutena, lubas issand prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderile armastust teiste vastu ja vaprust. the Lord said that needed issanda sõnul pidi vajalik vaprus tulema nende usust temasse kui nende kaljusse. quote fear not to do good ärge kartke teha head, mu pojad, that shall yield sest mida iganes te külvate, seda te ka lõikate. seepärast, kui te külvate head,
lõikate te tasuks samuti head. Seepärast ära karda, pisuke karjake, tehke head. Kui ka maa ja põrgu ühineks teie vastu, sest kui te olete ehitatud minu kaljule, ei või need võitu saada. Vaata, ma ei mõista teid hukka. Minge oma teed ja ärge tehke enam pattu. Tehke arukalt seda tööd, mis ma olen teil käskinud. Vaadake minu poole igas oma mõttes, ärge kahelge, ärge kartke. Vaadake haavu, mis läbistasid mu külje ja samuti naelajälgi minu kätel ja jalgadel. Olge ustavad, pidage kinni mu käskudest ja te pärite taevariigi. Tsitaadi lõpp. Issand ütles oma taastamisaja juhtidele ja ütleb meile, et kui me seisame usuga tema kaljul, siis kahtlused ja kartused kahanevad ning soov head teha suureneb. Kui võtame vastu president Monsoni kutse istutada tunnistus Jeesusest Kristusest oma südamesse, tekib meis soov ning meile antakse väge ja vaprust minna appi teistele, ilma et muretseksime omaenda vajaduste pärast. Olen näinud sellist usku ja vaprust palju kordi, kui usklikud viimsaja pühad on seisnud silmitsi hirmuäratavate katsumustega. Üha näitena olin ma parajasti Idaho osariigus, kui Teatoni tamm 5. juunil 1976 purunes. Veesein sadas alla, tuhanded põgenesid kodust, tuhanded kodud ja ettevõtted hävinesid. Imekombel sai surma vähem kui 15 inimest. Seda, mida ma seal nägin, olen ma näinud alati, kui viimsaja pühad seisavad kindlalt kaljul, milleks on tunnistus Jeesusest Kristusest. Kuna neil pole kahtlustki, et ta peab nende üle valvet, muutuvad nad kartmatuks. Nad eiravad omaenda katsumusi, et teistele appi minna ja nad teevad seda armastusest issanda vastu ega küsi vaevatasu. Näiteks, kui Teatoni tamm purunes, oli üks viimsaja pühadest abielupaar parasjagu kodust kilomeetreid eemal reisimas. Kohe, kui nad raadiost uudiseid kuulsid, kiirustasid nad tagasi Rexburgi. Selle asemel, et minna oma koju ja vaadata, kas ka see hävines, läksid nad piiskoppi otsima. Ta oli hoones, mida kasutati päästetööde keskusena. Ta aitas juhatada tuhandeid vabatahtlikke, kes kollastes koolibussides kohale sõitsid. Paar läks piiskopi juurde ja ütles, me jõudsime just tagasi. Piiskop, kuhu me saame appi minna? Ta andis neile ühe perenime. Paar puhastas mudast ja veest ühe kodu teise järel. Nad töötasid päevade kaupa koidikust pimedani. Lõpuks pidasid nad pausi, et minna vaatama oma koduolukorda. Üleujutus oli selle minema uhtunud ja seal polnud enam midagi koristada. Nii pöördusid nad tagasi ringi ja läksid uuesti piiskopi juurde. Nad küsisid piiskop, kas sul on kedagi, keda me saame aidata. Selline vaikne vapruse ligimise armastuse ime, Kristuse puhas armastus on tulnud aastate jooksul kordamisele kõikjal maailmas. Seda juhtus kohutavatel tagakiusamise ja katsumuste päevadel ajal, mil prohvet Joseph Smith oli Missouri osariigis. Seda juhtus, kui Brigham Youngi juhatusel Nauvoost välja rännati ja kui ta siis kutsus pühasid asustamata paikadesse kõikjal lääne osariikidel, et aidata üksteisel luua issandas jaoks Siionit. Kui lugeda nende teerajate päeviku sissekandid, võib näha, kuidas usuime ajas välja hirmu ja kahtlused. Ja te loete pühadest, kes hülgasid oma huvid, et aidata issanda nimel kedagi teist enne, kui nad naasid omaenda lammaste või kündmate põldude juurde. Nägin sama imet vaid mõni päev tagasi pärast orkaan Irmat Puerto Ricos St. Thomasel ja Floridas, kus viimsaja pühad tegid koristustöödega alustamiseks koostööd teiste kirikute, kohalike kogukonnarühmade ja riigiorganisatsioonidega. Minu sõprade sarnaselt Rexburgis keskendus ka üks mitteliikmest abielupaar Floridas pigem kogukonna aitamisele kui omaenda krundil töötamisele. Kui mõned viimsaja pühadest naabrid pakkusid abi 2 suure puu eemaldamisel, mis tõkestasid nende sissesõiduteed, selgitas paar, et nad olid olnud ülekoormatud ja läinud seega appi teistele, uskudes,
et issand annab neile abi, mida nad oma kodus vajavad. mees rääkis, et enne, kui meie kiriku liikmed tulid abi pakkuma, olid nad kahekesi palvetanud. Nad olid saanud vastuse, et abi tuleb. Abi saabus mõne tunni jooksul pärast selle kinnituse saamist. Olen kuulnud raportit, et mõned on hakanud kutsuma kollaseid abikätte T-särke kandvaid viimsaja pühi kollasteks ingliteks. Üks viimsaja püha viis oma auto parandusse ja mees, kes teda aitas, kirjeldas talle osaks saanud vaimset kogemust, kui kollastes särkides inimesed tema aiast puid eemaldasid ja seejärel laulsid talle laulu Jumala lapseks olemisest. Üks teine Florida osariigi elanik, kes pole samuti meie usku, rääkis, et viimsaja pühad tulid tema koju, kui ta töötas oma laastatud aias ning tundis, et ta on ülekoormatud, ülekuumenenud ja nutma puhkemas. Vabatahtlikud tegid tema sõnul puhast imet. Nad teenisid mitte üksnes usinalt, vaid ka naeru ja naeratuste saatel ega võtnud mingit vaevatasu. Nägin sellist usinust ja kuulsin seda naeru, kui rääkisin laupäeva hilisõhtul rühma viimsaja pühadega Floridas. Vabatahtlikud peatasid oma koristustöö vaid nii kauaks, et sain mõnega neist kätt suruda. Nende sõnul tegid 90 nende vaia liiget Georgia osariigis alles möödunud õhtul plaani Floridasse appi minna. Nad lahkusid Georgia osariigist kell 4 hommikul, sõitsid tundide kaupa, töötasid terve päeva kuni ööni ja planeerisid töötada veel järgmisel päeval. Nad rääkisid sellest kõigest naeratuste saatel ja hea huumorimeelega. Ainus pinge, mida ma tunnetasin, oli see, et nad tahtsid, et neid rohkem ei tänataks, et nad saaksid oma tööga edasi minna. Kui me oma sõidukisse läksime, et minna järgmise päästemeeskonna juurde, oli vaiajuhataja oma mootorsae uuesti käima tõmmanud ja asunud maha langenud puu kallale ning piiskop eemaldas puuoksi. Kui asusime varem samal päeval ühest teisest kohast lahkuma, tuli auto juurde mees, võttis mütsi peast ja tänas meid vabatahtlike eest. Ta ütles, ma pole teie kiriku liige, ma ei suuda uskuda, mida te olete teinud meie heaks. Jumal õnnistagu teid. Tema kõrval seisnud viimsaja pühast vabatahtlik mees naeratas ja kehitas õlgu, otse kui vääriks ta kiitust. Samal ajal, kui Georgia osariigi vabatahtlikud olid tulnud appi sellele mehele, kes ei suutnud seda uskuda, olid 100 viimsaja pühad läinud sellest tõeliselt laastatud Florida piirkonnast järgmisse 100 kilomeetrite kaugusel asuvasse paika, kus orkaan olevat kuulduste järgi tabanud inimesi veel rängemalt. Tol päeval meenusid mulle ja said minu jaoks arusaadavaks prohvet Joseph Smithi prohvetlikud sõnad. Jumala armastusest tulbil olev inimene ei ole rahul üksnes oma perekonna õnnistamisega, vaid rändab innukalt ringi kogu maailmas, ihates õnnistada kogu inimsugu. Näeme sellist armastust kõikjal viimsaja pühades. Iga kord, kui kusagil maailmas leiab aset mõni traagiline sündmus, teevad viimsaja pühad kiriku humanitaarabi püüdluste nimel annetusi ja pakuvad end vabatahtlikuks. Harva on vaja esitada abipalvet. Tegelikult tuleb meil mõnikord lausa paluda, et vabatahtlikud abipiirkonda kohale minekuga ootaks, kuni töid juhatavad inimesed on valmis neid vastu võtma. Soov õnnistada lähtub tunnistusest, mille inimesed on saanud Jeesusest Kristusest, tema evangeeliumist, tema taastatud kirikust ja ta prohvetist. Sellepärast issanda rahvas ei kahtle ega karda. Sellepärast soovivad missionäärid teenida vabatahtlikult igas maailma nurgas. Sellepärast palvetavad lapsevanemad koos oma lastega teiste eest. Sellepärast esitavad juhid oma noortele üleskutse võtta president Monsoni palve südameasjaks ja sukelduda Mormoni raamatusse. Vilja ei kanna mitte juhtide õhutused, vaid see, et noored ja liikmed tegutsevad usu ajel. Selline usk tegudes, milleks on vaja isetut ohverdust, toob endaga südamemuutuse, mis võimaldab neil tunda Jumala armastust. Kuid meie süda jääb muutunuks vaid siis, kui jätkame prohveti nõuande järgimist. Kui lakkame üritamast pärast ühte jõupingatuse puhangut, see muutus taandub.
ustavad viimse ja pühad on tugevdanud usku issandasse Jeesusesse Kristusesse, Mormoni raamatusse kui Jumala sõnasse ja preesterluse võtmete taastamisse tema tõelises kirikus. See tugevam tunnistus on suurendanud meie vaprust ja muret teiste Jumala laste pärast. Kuid ees seisvad proovilepanekud ja võimalused nõuavad veelgi enam. Me ei oska ennustada ette üksikasju, kuid meil on üldine ettekujutus. Me teame, et viimsel ajal on kogu maa ärevuses. Teame, et ükskõik, mis hädaga ei tuleks, juhatab issand ustavaid viimse ja pühasid viima Jeesuse Kristuse evangeeliumi igale rahvusele, hõimule, keelele ja rahvale. Ja me teame, et issanda ustavad jüngrid on väärilised ja valmis teda vastu võtma, kui ta tuleb tagasi. Meil ei ole vaja karta. Seega, kuigi meie usk ja vaprus on juba praegu südames tugevam, ootab issand meilt ja meie järelpõlvedelt veelgi enam. Neil on vaja olla tugevamad ja julgemad, sest nad teavad veelgi suuremaid ja raskemaid asju kui meie. Ja hingevaenlane avaldab neile üha suuremat vastuseisu. Issand ütles meile, kuidas minna edasi optimistlikult. Vaadake minu poole igas oma mõttes. Ärge kahelge, ärge kartke. President Monson on öelnud meile, kuidas seda teha. Me peame mõtisklema Mormoni raamatu ja prohvetite sõnade üle ning neid ellu rakendama. Palvetage alati, uskuge. Teenige issandat kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust. Me peame palvetama ja paluma kogu südame jõuga ligimise armastuse, Kristuse puhta armastuse andi ja ennekõike peame järgima järjepidevalt ja visalt prohvetlikku nõu. Kui tee on raske, võime loota issanda lubadusele, mida on meenutanud meile president Monson, tsiteerides sageli neid päästja sõnu. Ja see, kes teid vastu võtab, seal olen ka mina, sest ma lähen teie palge eel. Ma olen teie paremal käel ja vasakul ja minu vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, et teid toetada. Tunnistan, et issand läheb teie palge eel, kui olete täitmas tema ülesannet. Mõnikord olete teie see ingel, kelle issand saadab teisi toetama. Mõnikord olete teie see, kes on ümbritsetud inglitest, et teid toetada, kuid tema vaim on alati teie südames, nagu teile on lubatud igal sakramendi koosolekul. Te peate vaid pidama tema käske. Jumala kuningriigi jaoks maa peal on parimad päevad alles ees. Vastuseis tugevdab meie usku Jeesusesse Kristusesse, nagu see on toimunud prohvet Joseph Smithi ajast peale. Usk saab alati hirmust võitu. Üheskoos seismine tekitab üksmeelt. Ja armastav Jumal kuuleb ja vastab teie palvetele, mida te lausute abivajajate eest. Ta ei uinu ega maga. Ma tunnistan, et Isa Jumal elab ja tahab, et tuleksite koju tema juurde. See on issanda Jeesuse Kristuse õige kirik. Ta tunneb teid, ta armastab teid ja ta peab teie üle valvet. Ta lepitas teie ja kõigi taevase Isa laste patud. Tema järgimine oma elus ja teisi teenides on ainus tee igavesse ellu. Ma tunnistan sellest ja jätan teile oma õnnistuse ja oma armastuse Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our dear Heavenly Father, meie kallis taevane isa, we thank Thee, Father, me täname sind, isa, Jesus Christ. Jeesuse Kristuse evangeeliumi eest. Thank Thee, Father, for me täname sind, isa, templite eest maailmas. Thee for the Sabbath day. me täname sind hingamispäeva eest ja täname kiriku liikmete headuse eest. Pray, Father, me palume, isa, et võiksime olla õnnistatud suureneva kaastundega kaasinimeste vastu, et meil võiks olla suurem soov otsida oma esivanemaid ja nende nimed templisse viia. Et meil võiks olla suurenev soov elada ja jagada Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja et me võiksime tunda rõõmu ja leida valgust hingamispäeva pidamisest kirikus ja kodus. me oleme tänulikud oma prohveti eest ja palume, et sa õnnistaksid teda. me palume neid asju, isa, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. see oli Viimse ja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi ülekanne. kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.